Opa, lihased pluss siis nagu investeerimisportfell. Mis sinu jaoks finantsvabadus on? Koit Toome seda Porsche't endale niisama ei saanud, et kuidagi ta pidi, ma arvan, investeerima. Mis on sinu elu kõige väärtuslikum investeering olnud? See hakkab K-tähega ja lõpeb O-ga. Kas nutikas vaataja saab sellest aru? Tervist, minu nimi on Sam. Mina olen räppar, investor, ma ei tea, ettevõtja, muusik, mis iganes veel. Termineid mulle saab välja mõelda. Ma olen täna siin koos Karl Killinguga. Me oleme MyFitness siis praegu. Võib-olla keegi juba sai aru taga taustast. Ja ma teen täna taskuhäälingut või podcasti koos Killinguga. Me räägime investeerimisest, rahatarkusest, me räägime muusikamaailmast, kus sa toimetad, mis sinu ettevõtlus, huvid on. Võib-olla see tekitab natukene segadust. Võib-olla mitte. Ei tekita. Okei, no siis ta teab, millest ma juba räägin. Ühesõnaga, Killing, räägi endast natukene, millega sa tegeled, kust sa tuled, mis su korteri number on, kus sinu korteri võtme leiab, mis su korteri parool on, kui on parool. Mingid tavalised asjad, mida inimesed võiksid teada ühesõnaga. Tere, ma olen Karl, ma olen muusik, ma olen pärit Tallinnast. Olen nüüd muusikaga tõsiselt tegelenud juba, ma ei tea, 7-8 aastat. Sellest ma olen 4 aastat ka Sammiga sõber olnud. Oleme koos ka muusikat teinud. Ta väga meeldib mulle. Oleme. Ja investeerimise ja targalt rahaga käimisega ma olen nüüd tegelikult ka tõsiselt tegelenud, ma arvan, 4 aastat. Tavai. Kust sa alustasid investeerimisega? Ma alustasin läbi interneti, kuna siis oli 2019 on ja. 2019-2020 hakkas minu arvates oli internetis või netis, Twitteris, Redditis, igal pool oli väga aktuaalne järsku. Kuidas, ma ei tea, nipsus teenida räigelt raha, ma ei tea, mingi börsi, no üldse sellist aktsiatega on ja. Kas sa teenisid siis või? Ei, ma ütlen, mina otseselt kohe nii väga käima ei läinud sellega on ja. Et mina isiklikult siiski hakkasin uurima, et okei, kus ma saan panna raha niimoodi, et 20 aastat võib see olla või 5 või 10, mis iganes on ju. Et ma lihtsalt tahtsin ennast siis nagu asjaga viia õieti kurssi. Yeah. Et ma olen näinud siin, kogu aeg räägitakse, et me oleme investorid, me teenime, ma ei tea, 4-5 tuhat eurot kuus, me oleme finantsvabad. Passiivne, ole igivaba. Praegu ei ole igivaba. Täpselt. Ja oligi, ma tahtsin aru saada, et kuidas see toimib, vaata, et kuidas saab minusugune tavaline mats ka investeerida. Jah, täpselt. Nagu ka mingi hetk võib-olla finantsvabaduseni jõuda, on ju. Tavai. Finantsvabaduseni me jõuame, ma küsin su käest eesmärkide kohta ka. Mis sul see esimene, kus mingi sõbrad tutvustasid, ma tean, sa rääkisid internetist, eks ju, aga oli veel mingid sõbrad või vanemad, kes nagu innustasid, et kuule, et mõistlik oleks rahaga nagu targalt ümber käia ja, või oli see näiteks läbi rahatarkuse või lihtsalt läbi interneti? Jah, see oli kõik. Ma siiani nagu siiralt soovitan siiski Redditit kõikidele, kellel on normaalselt inglise keel suus. See on tegelikult ka nagu mega hea infoallikas. Sealt saab väga palju asju teada. Ja sealt kaudu ma leidsin ka õieti, kuna ma olen kogu aeg olnud siuke veits nohik mängu videomängu, jah, täpselt, videomängu huviline. Et siis ma sain teada, et siuke asi nagu Nvidia. Päris kõva asi. Ma just tahtsin su käest küsida, et mis su esimene investeering oli. Nvidia ja. Kui see on ju nagu selle aasta kõige kiiremini tõusnud suur aktsia põhimõtteliselt. Aga no ma ütlen, selle, kuidas öelda, stoki pealt ma divi ikka põhimõtteliselt ei saa. Et see oli no ikkagi vaata alguse investeering. Ja see oli kindlasti väga tulukas. Aga no ma ütlen, see summa, mis seal oli väike. Jah, mis su see peamine motivatsioon või lause on nendel investoritel, et osta kõrgelt, müü madalalt. Jah, see on moto, mida peaks iga inimene jälgima. Valesti. Tegelikult on õige ikka osta madalalt ja müüa kõrgelt, aga spekuleerida ei ole mõtet. Pigem natukene vähem riskantsemalt, aga kui sa oled noorem, siis ma ütleks, et riski rohkem. Ma ei tea, mis sa sellest arvad? Sama, kui sa oled noor, sa peadki elus rohkem riskima ja kindlasti ka aktsiaturul. Täpselt. Me teeme täna natukene Killinguga trenni. Meil on täna seljapäev vist, eks ju? On tõesti. Me praegu teeme natukene sooja. Me küll alguses mõtlesime, et äkki venitaks alguses või ma ei tea, mis alguses tehakse. Mis tehakse enam-vähem keha soojaks. Ma korra natukene liigutan tavaliselt käsi ja tõstan üles-alla, vaatan, kas need funktsioneeruvad üldse. Ja siis lähen juba tõstma. Aga täna me mõtlesime, et jalutame, saame rahulikult hingeldades natuke juttu rääkida.
ja siis räägime investeerimisteemadel. Enne kui me lähme järgmiste raskuste juurde, teil on võimalik ka minna alla descriptionisse, kus on siis võimalik vaadata sama podcasti, mida sa praegu kuulad. Seal me teeme jooksvalt trenni, tõstame raskeid raskuseid. Like, comment, subscribe. Ühesõnaga, liigume investeerimisteemadel edasi. Varasemalt sa mainisid dividendiaktsiaid. Mis need dividendiaktsiad sul on? No tegelikult peamiselt on 3 tükki. Enne mul läks vist üks meelest ära. On Enefit, LHV ja Tesla. LHV, jah? Jah. Ei ole hullu. Ka mul endal on LHV aktsiaid, aga väga põnev valik. Miks Tesla? Sellepärast, et ma läksin selle haibiga kaasa mingi hetk ja siis see oli nagu, kuidas öelda, ma ei ole sinna kusjuures päris kaua enam investeerinud. Et ma sellel oli veits nagu siuke mingi, no tead küll, ta oli veits ka vahepeal nagu miim. Jah, et siis ma läbi Redditi sain aru, et okei, et siin on mingi momentum sees ja siis ma lihtsalt panin sinna sisse natukene. Mul on hästi praegu, aitäh. Ja siis nagu nüüd tiksubki mul. Tavai. Kas sul oli Enefitiga ka mingi põnev lugu? Ei olnud mingit põnevat lugu, ma arvan, et see oli lihtsalt see oli see trend, mida testisin. Klassik see, et kui tuli esmane noteerimine, siis kaasasid enda vanema, vanaisa. Kõik ostsid Enefiti. Lapsed. Absoluutselt kõik. Võib-olla on isegi inimene elus, aga ikka ka tema ostis Enefiti. Väga põnev. Ma räägime nüüd natukene investeerimismaailmast ka sellest, et loogiline oleks, et sul on mingisugused eesmärgid, eks? Yeah. Mis su eesmärgid on näiteks, kas on finantsvabadus või see on see, et sul on näiteks 10 aasta pärast $1 million investeerimisportfell? No tegelikult ma ütlen ausalt, ma eriti see aasta olen hakanud nüüd rõhku panema sellele, et ma tegelikult tahaks, et mul oleks passiivne sissetulek, mis kataks kõik ära. Ehk et finantsvabadus. Mis sinu jaoks finantsvabadus on? Näiteks, mis see summa on, millega sa saaksid iga kuiselt hakkama? No tegelikult ma tean, et ma iga kuiselt, ma arvan, et ma saaks mingi 2000 eurot kuus, ma arvan. Niimoodi, et saad enda üüri makstud, saad ka nagu vabalt söömas käia ja kõiki mugavusi lubada. Aga loomulikult ma arvan, et siuke lõpumängu idüll oleks siuke 5-6 tuhat. No arvestades, kuidas inflatsioon toimib ja ikka raha sööb, siis ma arvan, et see 5-6 tuhat sükse 10 aasta pärast on ju väga okei. Jah, et unistama peab ja peab lihtsalt targalt käituma. Tavai, mis on teadlikud otsused, mis sa nüüd teinud oled selle nimel? No nüüd ma ütlen ausalt, olen natukene vähem investeerinud hetkel selle mõttega, et olen kogunud raha, et siis mingi hetk osta esimene tükike kinnisvara. Jah. Ma segan korra vahele siin siseinfona ühes loos. Ma mäletan, et selle aasta target on Kadriorus korter. Vaatab võib-olla järgmine või ülejärgmine. Ma arvan, et tegelikult see ikkagi, see kinnisvara plaan on ikka siin siuke mingi paari aasta projekt. Et vaatab, kuidas sellega läheb, aga ma olen väga positiivne. Et ma ei teagi täpselt, mis mu see skeem on alguses, et kas ma teen ta nagu üürikorteriks või mida ma teen, on ju. Et eks näis, aga selle poole ma praegu pürgin. Tavai. Kust sa üldse infot leiad? Kas sa jälgid mingeid Eesti investeerimiskuurusid või rahatarku inimesi või sa näiteks otsid Redditist, nagu sa juba tegelikult mainisid? Nägu on naerul, ma eeldan, et siit tuleb magus vastus. Ei, ma pean ütlema, ma armastan Raivo Heina. See vend on lihtsalt nagu meie nagu number 1 mees Eestis lihtsalt nagu. Mulle nii meeldib, mis ta Instagrami paneb ja kui nagu ilma filtrita ta paneb ka enda dividende ette või nagu palju ta kasumit teeb. Vaata kõik see, et mulle nagu räigelt meeldib, mis ta teeb. Rahakratt, teine vend. Kes on minu arust, mis minu arust on nagu ikka väga nagu tark ja lahe ja siis ongi Reddit, Twitter. Ma olen väga paljudes subreddites sees, kus leiab ka mõndadegi lahedat asja. Olgu, väga põnev. Jätkame investeerimisteemadel näiteks, kui me nüüd päriselt trenniga lähme tegema. Tavai, teeme nii. Nii, lõuatõmbaid vist ei tee. Vaatame, kuhu Killing meid viib. Okei, Smith Machine. Siia. Ma armastan Smithi. Kas see harjutus? Kunagi tehti nalja minu üle, et see on naiste harjutus, et Smith Machine ei tohi kasutada. Ma kasutan just sellepärast, et sa saad kontrollida oma selga õieti. Või no, mulle vähemalt õpetatud seda.
me teeme siis, isegi ma ei tea, mis selle ingliskeelne termin on. Et lihtsalt tõmbame kangi üles. Nagu põhimõtteliselt vaata see, et tõmbad siia kohta. Jep, aga teeme seda siis. No davai, teeme siis. Jah. Paneme 10 algusest peale. Mõlemale 20, jah? Jah. Sa võid ette mulle näidata, ma ei ole nii palju kasutanud seda. Okei, ma teen ettes. Jah. Nii, mina jälgin vormi ja samal ajal mõtlen küsimusi välja. On see raske ka või? See on veel soojendus. Vaadake Sammit riitsa. Imeline pump juba sees. Opa, lihased pluss siis nagu investeerimisportfell. Nojah, ilus jah. Paneme 10 peale. Väga hea harjutus. Kas me peaks vahele ka küsima vahepeal nagu settide vahel või? Ma kohe küsin su käest midagi, jah. Ühesõnaga, kuidas te sõpradega arutad näiteks investeerimisest? Kas te arutate? Jaa, ikka kõvasti. Ma arvan, et kõige lahedamad on need õhtud, kus mängite arvutimänge oma sõpradega ja siis neil tekib eluline kriis, kus nad on mingi, kuule, kas sa investeerid või et kas sa nagu mõtled nagu tuleviku peale, vaata ja siis kõik on mingi jaa mees. Et nagu võtta chillit, lihtsalt nagu pane mingi raha ära ja hakka nagu tegelema reaalselt. Ja. No see on see peamine jutt ka. Kell 2 öösel ärkad üles, teed 100 kätte kõverdust ja siis hakkad vaatama, kuhu oma raha on. Reaalselt ja see ongi nii. Kõik inimesed on minu arust selle sama faasi üle elanud investeerimisega seoses. Minu arust see on üli hea, kui sa nagu veits muretsed ka selle üle, sellepärast, et siis sa nagu reaalselt teadlik, vaata. No, täpselt. Et mul on ka väga palju sõpru, keda ma kõrvalt näen, kes pigem nagu kes ei mõtle nii, vaata, kes pigem nagu põletavad ja on kuidagi selles nagu elumomendis, kus seda mingi, suva, ma olen nii noor, vaata. Aga mida varem sa tegelikult alustad sellega, siis seda nagu parem, vaata. Väga õige punkt. Mida varem sa alustad, seda kiiremini sa edukaks saad. Täpselt. Targad sõnad Karl Killingult. Ja 2 aasta pärast olete kõik miljonärid. Tähendab, ei ole. No see oleks unelm, Šveitsi unelm, me kõik oleme miljonärid. Tavai, teeme veel natukene harjutusi. Ma küsin Killingu käest kohe küsimusi edasi. Ma ausalt öeldes hakkasin ka mõtlema, et muusikud ja investeerimine justkui nagu ei käi kokku. Või selles suhtes, et vaata muusikud on siuksed, nad hilinevad. Nad võib-olla elavad natukene rohkem vabamalt. Ma ei tea, kuidas nagu isegi võttes tuntumad muusikud nagu mingi Saller ja Termikas ja kõik need. Neil on siuke nagu aura enda ümber, vaatama, et elame on life'i ja nagu lihtsalt naudime ja et ei ole vaja mõtet. Või vähemalt mul oli siuke eelarvamus. Mis sa arvad? Ossa. Nii, mina arvan seda, mina arvasin täpselt samamoodi tegelikult alguses. Aga ma arvan, et see käibki selles mõttes nagu image'iga kaasas, et kui sa oled muusik, siis sa oled meelelahutaja, sa oled pigem see inimene, kes paneb sul peo käima ja kõik sellised asjad. Aga ma arvan siiralt, et kõik meie need vanad veterankalad, legendid, nad on kindlasti väga tarka otsuseid ka oma rahaga teinud. Ma arvan, vähemalt pealmiselt. Et minul ümbritsevad lähedased artistid, me oleme kõik ikkagist nagu, me saame aru, kuidas rahaga tegelikult nagu ringi käia. Et ma ütlen ausalt, ega me ei ole kõik niimoodi, et me loeme ainult sente, on ju. Et me ikkagi laseme nagu selle raha energial nagu käia edasi-tagasi. Aga kõik ikka mõtlevad nagu suurelt ja kõik saavad aru, et mingeid võimalusi peab lihtsalt ära kasutama. Jep, no ma arvan, et Koit Toome seda Porsche't endale niisama ei saanud, et kuidagi ta pidi, ma arvan, investeerima. Võib-olla on muusikas rahad nii suured. Ei tea. Ühesõnaga, sa rääkisid sentide kogumisest ka natukene. Kuidas sul endal mingite kulude-tulude vaatamisega on, jälgimisega on? No jällegist viimasel ajal just. Ma arvan, et eelmisest aastast alates ma olen tegelikult nagu hakanud rohkem teadvustama seda. Eriti kui ma nüüd kolisin välja, siis ma saan aru, kui palju mul iga kuu mingi kindel summa ära läheb, on ju. Kas me paneme veel peale? Võime mingi 2,5 peale panna. Tavai. Et ma olen kindlasti väga teadlik. Aga samas ma ütlengi, et ma lasen, mul on siuke mentaliteet, et ma nagu, kuidas öelda, et ma ei söö kiirnuudleid sellepärast, et ma tahan säästa 300 eurot veel, et investeerida seda. Mul on pigem see, et ma kasutan seda 300 eurot, et ma sööks paremini, ma käiks trennis, mul oleks elukvaliteet olemas, on ju. Et see annab tegelikult lõppude lõpuks nii palju juurde ja kui see raha tekib nüüd peale seda, et ma tunnen ennast mugavalt,
siis ma investeerin selle, ma panen kõrvale selle. Ja just ma siin kohal kommenteerin ka, et ma pidin just TTÜ-s kirjutama essee sellel teemal, enam-vähem sarnane nii-öelda sisu. Ja seal on ka, et sissetulekute suurendamine, mitte kulude vähendamine. Ehk siis sa leiad endale uusi viise, kuidas nende raha rohkem teenida, mitte sa ei hakka säästma maksimaalselt, sest säästmisega tulevad piirid ette. Jep. Tulude suurendamisega on põhimõtteliselt laetu. Saad nii kõrgele ja nii palju raha teenida, kui sul endal motivatsiooni ja nutikust on. Jah, et... Vot, olgu, teeme veel natukene trenni. Juhu. Ja siis liigume raha tarkuse poole natukene rohkem. Tegelikult on ikka, kui ma nüüd kommenteerin jällegi taaskord kaasa, väga hea harjutus on. Kuidagi lukustab ainult need seljalihased ära ja kui muidu näiteks lõuatõmmet tehes sa tunned, et sa kasutad õlgu, kasutad biitsepsi, triitsepsi natukene. Võib-olla ei ole õige, et ma tunnen kõiki neid lihaseid, kui ma lõuatõmmet teen, aga selle harjutusega lukustab täpselt selle seljalihas ära. Kui suur see palk on? Issand, ma ei räägi summadest. Tegelikult võõra inimese rahakotti ei tohi vaadata. Selles suhtes sa oled tuttav mulle. Ei, ma tegelikult seda teemat ei hakka sind kiusama sel teemal. Ma mõtlen, räägime natukene muusikamaailmast ja investeerimisest hoopiski. Ma mõtlen, et kas sa vaatad samamoodi muusikamaailma kui investeeringut ka? Et ma tean, ma olen sinuga rääkinud sellel teemal, et sa tahad välismaale minna. Yeah. Sa tahad veel kaugemale jõuda kui ainult Eesti ja üks hetk sul kuidagi Eesti turg ka ammendus mingil määral. Kuidas sul praegu hetkeseisuga on? No praegu on mõnus siuke healthy balance, nagu öeldakse inglise keeles, et tegelen väga palju mingite välismaa sessioonidega. Lähen ka nüüd kohe Berliini. Ma arvan, et kui see podcast väljas on, siis ma olen juba Berliinis. Ja mul ongi siuke, kuidas öelda, ma teen oma lähedastele sõpradele, kes artistid on, ma teen Eestis muusikat. Rohkem ma praegu ei tee. Et mulle meeldib see, et ma saan nagu reaalselt valida. Aga samas välismaal ma võtan absoluutselt igasuguse produktsiooni võimaluse vastu, et siis ennast kuidagi nagu laiendada välismaa poole. Hoppa, tähed käivad silmes. Natukene. Aga nagu sa ütlesid, investeerimine muusikas. Minu arust tegelikult on võimalik väga suurt passiivset tulu teenida. Küll mitte Eestis, just autorluste pealt. Ehk et raadiod ja telekas mängitavad lood, mis iganes. Et Eestis summa on nagu tõsiselt väike. Aga kui me läheks näiteks 80 kilti eemale Soome, siis see arv, mis ma olen teinud Eestis, nii-öelda siis nagu laule. Ma arvan, et ma elaks passiivse tulu pealt juba praegu ära. Mingi aeg vähemalt. Et Eestis on lihtsalt need summad väiksed, aga see on reaalselt nagu, see tekitakski endale nagu mingit investeerimisportfelli mingil moel nagu. Kus sa arvad, et Eesti muusikamaastik liigub? Kas ta liigub Soome suunas järk-järgult või? Jah, kindlalt. Et ma kindlasti viimaste aastatega oleme ainult paremuse poole läinud. Et nii nagu rahalises võtmes, sest ma tundsin, et vahepeal muusikud kui kirjutajad ja produtsendid, nad lihtsalt ei teeninud raha. Isegi kui nad panid 10 tundi päevas produktsiooni sisse, said kogu aeg, ma ei tea, suurte nimedega laule välja, sest tegelikult see summa, mis nad said sellest lõpuks, oli nii tilluke. Aga nüüd ma tunnen, et see läheb aina paremuse poole. Mul oli enne küsimus, kui me rääkisime kuludest, tuludest, mis su säästumäär üldse on? Kui sul on ja kui sa tead seda, mis sa arvad? Et kui palju ma säästan kuus või? Jah, no mingi protsentuaalselt. No mul on see kõrge. Mul on see väga kõrge. Tavai. Et ma võin vabalt öelda, et see on kindlasti üle 60%. Et ma olen suutnud tekitada praegu selle balansi, kus ütlen, ma otseselt nii väga ei säästa. Tegelikult ma säästan, aga ma hoian seda mugavust endale. Ja, elukvaliteeti hoiad täpselt samal tasemel. Et see on praegu väga hea balants, aga samas ma ei tea, kui kaua see kestab. Et ma pean lihtsalt ära kasutama seda momenti, mis praegu on. Väga õige, väga õige. Igasuguseid tarkusid erasid oleme juba Killingu käest saanud. Kas me teeme veel siin harjutusi, teeme ühe seti veel ja siis liigume edasi? Teeme nii. Tavai, sa tee esimesena. Ma jälle muljetan, kui ilus Killing on ja kui hästi ta seda harjutust teeb. No väga hästi teeb. Kust sa endale üldse jõusaali oled avastanud? Mõtlen, kas sa oled juba väiksest saadik käinud või? Kui ma olin 14-15 ja kui ma hakkasin Beyondi tegema, siis ma reaalselt nägin välja nagu Slenderman. Nagu ma ei tee nalja, nagu mul ei olnud lihast. Kommenteerin täpselt samamoodi. Nagu ma olin reaalselt siuke nagu.
ja siis ma sain aru, et mul on räiged kompleksid sellega. Ja ma nagu käisin korvpallis, siis ma kasvasin nii kiirelt, et mul on alaselg nagu no reaalselt ongi trauma, et ma ei saagi nagu väga sellist ekstreemkardiot teha. Ja siis ma sain aru, et ma pean mingisugust trenni hakkama tegema. Ja siis ma nagu vaikselt hakkasin jõusaali tegema. Ja mingi hetk see läks nagu veits tõsisemaks, et ma olin lihtsalt nii alakaalus, et ma pidin midagi tegema. Ja siis ma mingi hetk sain lihast ja siis ma nagu mingil moel armusingi ära. Ja siis COVID ajal läks nagu veits see rütm pekki. Ja nüüd ma olen nagu vaikselt tagasi sellele lainele saanud. Ma ütleks, et ma vist... See on justkui nagu jutusaade, ma avaldan ka enda arvamust siin vahepeal. Et kuigi ma küsin rohkem Killingu käest küsimusi, ma vahepeal ka muljetan. Mul oli vist enam-vähem samamoodi. Me võime samal ajal hantleid, või neid, mitte hantleid, raskusi ära võtta. Täpselt, kas vist isegi peale koroonat ma hakkasin natuke aktiivsemalt jõusaalis käima. Aga mul on täpselt sama kompleks. Et ma vist kaalusin ka mingi, ma olin äkki 178 sentimeetrit pikk või midagi taolist. Ja ma kaalusin äkki mingi 60 kilo ja ma olin nagu peenike poista. Ma mäletan sind kusjuures. Ma mäletan Sammi kõige parem lugu Must ja valge. Ei ole. Ja see oli ta prime. Sa olid seal, nagu mäletad, ma muusikavideos, sa olid kubu seal. Sa olid ikka tillukene. Ma olin ikka väike poiss seal. Mõista videos ma olin ka veel väike, aga need on enam sama era. Ja tegelikult, ei ma ütlen ausalt, et Sammi muusika läheb ainult paremuse poole. Siin oli. Jumal tänatud. Kui Must ja valge mu prima oleks, siis oleks tõesti halb. Kuule, aga liigume vaikselt. Lähme teeme mingit muud harjutust. Lähme teeme vist seda tagumine, see, kus oleme üks on ühel pool, teine ühel pool. Ma küsin su käest natukene ka sinu muusika tausta kohta. Võib-olla vaataja, kes seda kuulab ja vaatab, ei tegelikult ei tea veel Killing sinu kohta sugugi palju. Räägi enda lühikokkuvõttena oma algus. Ehk siis, kuidas sa muusikuna alustasid, kus sa praegu oled, mis su ambitsioonid on ja nii on? Alustasin poiste bändist niimoodi, et leidsin plakati Viru keskuse selle tänavapost ja siis need rohelised prügikastid, vaata. Seal peal oli üks poster, kus nad oli mingi otsime 14–16 aasta vanuseid kutte. Et mingi siuke laulukonkurss oli ja seal oli üks Rootsi suur plaadifirma. Siis läksime sinna, sain see nagu konkurssi ajal teada, et pandakse poiste bänd kokku. Ja siis sealt sündiski Beyond. Ja... See oli siuke One Direction era, eks ju? No täielik, noh. Ja siis sealt meil nagu see karjäär nagu nii-öelda plahvatas. Siis me olime 1,5 aastat koos, läksime lahku, leidsin produtseerimise, käisin paar korda Eesti Laulul ja siis ma sain aru ka, et ma tahan tegelikult nagu soolartist olla. Et produtseerimine on ülikõva, aga samas ma tunnen, et ma tahaks ka, ma armastan laval olla, ma armastan esineda. Et siis ma panin selle asja käima ja praegu ongi siuke huvitav aeg, kus ma olen nüüd hakanud nagu natuke rohkem Eesti turul, Eesti muusikaga pildis olema. Ja ma kindlasti teen seda edasi. Järg aasta on suured asjad ees. Tavai. Et ma veel liiga palju ei räägi sellest, et ma announcin seda küll millalgi. Aga jah, nii ongi. Okei, sa mainisid Eesti Laulu sellel aastal, lähed Eesti Laulule? Ei. Järgmine aasta? Ei. Ei taha Eurosoonile minna? Ülejärgmine aasta koos sinuga. Ülejärgmine aasta. Miks me järgmine aasta ei lähe juba? Miks me järgmine aasta ei lähe juba? Sest ma ei taha minna praegu veel. Tavai, mõistan. Sa rääkisid produtseerimisest, enda artistikarjääri arendamisest. Mis sulle rohkem meeldib? Mis sa rohkem teha tahaksid? Kui sa peaksid valima praegu ühe, kas produtseerimine või enda full laulude kirjutamine? Sorry, et ma siukse küsimuse küsin. Seda on mult küsitud enne ja ma reaalselt, ma ütlen praegu, kas ma võtan su hääle ära või ma võtan sul oskuse kirjutada, produtseerida laule? Ma pigem ikkagi oleks praegu artist. Ehk siis laulaksid? Jah. Aga ma ütlen, et see võib vahetuda mul kogu aeg. Et see on tegelikult ülimõnus, et kui sa tegeled loominguga, vaata, siis igal loomeinimesel on sellised nagu lained, kus nad on kõvasti loomingulised, vahepeal on nagu täigelt seda aega, kus nad ei ole. Ja siis põhimõtteliselt ongi nii, et kui ma tunnen, et ma ei viitsi artistidega tegeleda, väga nice, siis ma võtan lihtsalt produmise ette ja emb-kumb, mul on vice versa, mul on iga päev, mul on mingit tegevust muusikaga. Annab veits nagu, annab tunda ka paremal käel, et see on natuke lahti. See on kõige veidram podcast, mida ma kuule.
ei no kõva noh. Jah. Mis sa täna üldse edasi teha kavatsed? Pärast seda või? Yeah. Ma lähen, käin juuksuris, siis ma lähen stuudiosse, siis ma lähen tegelikult uuesti trenni. Ja siis ma pean tegelikult miksima ma pean miksima, pean laule töötlema paremaks. Ehk et ma arvan, et see võtab mul rahulikult 4-5 tundi täna, aga mulle meeldib õhtuti praegu teha. Ma olen suht töökull. Et see on hästi imelik. Ma nagu näiteks ma ei ole üldse hommiku inimene, ma ei suuda hommikusööki süüa. Kus sul praegu olla on? Kus sul praegu olla on? Ülihea. Mulle tegelikult ma sööngi. Kui ma saaks valida, ma sööks alles kell 2 enda esimese söögi. Tavai. No ma räägin, ja sa tee nüüd trenni, ma räägin ise. Ma olen ise suht sarnane inimene. Ma jälle sukeldun vahele, ma hakkan endast rääkima. Mul on ka pigem siuke hommikul, kuigi ma söön praegu vist hommikuti 6 muna, sest ma üritan juurde võtta ja lihast kasvatada, siis ikkagi see on siuke nagu ajab natukene iiveldama. See on ka üliharjutus, mida Killing teeb muidu praegu. Ma ütleks, et siuke seljapäeva top 3 harjutust. Sa mainisid 6 muna või? Jaa. Issand, mul tekib nagu munaga mingi siuke, et ma lihtsalt ei suuda nagu. Ma söön 2, ma suudan 2 ära süüa ja see on lappes nagu. Mis sa teed munaga? Sa sööd nagu lihtsalt härjasilma või sa teed munaputru või? Keedumuna. Ei no keedumuna ja siis hakkabki halb olla. Sa teed scrambledit jah? No scrambled ja siis omlett ka. Omlett ei suuda või? Ei meeldi. Väga veider. Short omlett jah. Ma varsti teen sulle mingid quickfire questionid ka, siis ma küsin su käest natukene rohkem hästi kiiresti erinevaid küsimusi. Aga räägime natukene ettevõtluspoole pealt ka. Sa hiljaaegu, tegelikult enam ta ei ole nii hiljaaegu tagasi, 1,5 aastat tagasi enam-vähem vist Villemiga alustasid pidude sarja Frat. Ja. Ma ütleks, et see on, ma ei tea, kas nüüd kõige edukam, aga üks kõige edukamaid või pidusid nüüd siin eelneva 1,5 aasta jooksul kindlasti, kui teil külastajate arv on siin mõni pidu 1300-1400 oli või? No peaaegu jah, meil vist rekord on mingi 1180 või midagi sellist. 1180? Jah, mis on selle, ütleme T3 mahutab mingi 700 inimest või? Et selles mõttes räige nagu. Kus need 400 inimest olid? No see on, vaata, ma arvan, et kuna me saime need numbrid sellepärast, et rõdu oli ka lahti, vaata. Aga jah, et see pidu on meil täielik impostri sündroom, vähemalt mul on. Sellepärast, et ma lihtsalt käin muusikat mängimas ja mulle tegelikult, ma ütlen ausalt, mul on mingi kirg nagu ürituste tegemise mõttes ka, vaata. Mulle meeldib korraldada, mulle meeldib teha mingit sündmusi. Et jah, ta on lahe asi, mis tegelikult nagu vaikselt muutub ka brändiks, vaata. Et ta on kuidagi, ma arvan, et ta on peosari nii kaua, kuni me viitsime teha seda, aga see kindlasti ka tuleb varsti mingite teiste, kuidas öelda, teiste nurkade alt välja, just see Frat. Kas te arvasite, et see tuleb nii edukas? Ei. Saad aru, me mõtlesime, et lõbus teeme 2-3 pidu. Et meil oli esimene pidu ja meil oli T3-s põhimõtteliselt täissaal. Ja siis me saime aru, et kas me oleme leidnud nüüd nagu mingi väikse nagu... Mingi suure turuaugu, eks, mida on nüüd täitmaksite. Ja nüüd ongi naljakas see, et viimase aasta jooksul, kui sa vaatad erinevaid klubisi, erinevaid ettevõtjaid, nad on kõik sama liini hakanud minema. Mis see liin on? See on 2000-te singalong ja üldse nagu singalong pidu. Et alguses sai kõik mingi House'i Põks, DNB, vaata, mingi süke värk. Ja nüüd igal pool on Back to 2000, boomer, mingid kõik siuksed asjad, vaata. Singalong ehk siis... See on nagu cool, aga samas seal hakkab mingisugune konkurents, vaata. Ja me oleme õnnelikud, et me oleme need eestvedajad. Et meilt ei saa nagu, me ei taha öelda, et meilt ei saa drooni ära võtta, aga et me oleme praegu sellises momendis, kus meil on see kõige suurem momentum. Muidugi. Mis Frati brändi tulevik on? Ma ei tea, me veel kindlasti kuidagi alles nagu vormistame seda. Et me vaatame, mida sellega teha, sest meile meeldib selle idee, et ta on hästi noortepärane, ta on veits vallatu. Seal käivad nagu, kuidas öelda, see on hästi trendikas praegu, see on hästi stiilipuhas. Et siis kuidas me saame seda nagu ka pärast näiteks, ma ei tea, muusikasse viia või et kas me tahame sellest, ma ei tea, mingit täielikku esinemisüritust teha, mis iganes vaata. Et me eks näis, et see on mu esimene siuke, kuidas öelda, positiivne ettevõte.
Davai, no esimene ettevõtlusidee on ju väga tulus öelnud. Tulus on ka, ma ütleks. Ta on tore asi, jah. Davai, sina tee nüüd natukene trenni. Muidu sa ainult jutustad ja sa ei saagi jõusaalis midagi teha. Ma teen sinuga quick fire questions round. Ühesõnaga, sina teed samal ajal trenni. Mina küsin su käest, ma ei tea, kui lühikesed vastused nüüd tulevad. Sa ei pea väga lühikeselt vastama, sa võid pikalt ka vastata. Nii, mis on sinu elu kõige väärtuslikum investeering olnud? Ütleme niimoodi, et see ei ole väärtpaberites praegu. Kus see on? See hakkab K-tähega ja lõppeb O-ga. Sain, kas nutikas vaataja saab sellest aru? Võib-olla mõni saab, võib-olla mõni ei saa. Mis on sinu järgmine investeering? Sa võid nüüd enda mikrofoni võtta. Tead, mäletad, kui ma kirjutasin sulle Messengeri eile, et mul on dilemma. Jaa, kirjutasid küll. Ja see reaalselt ongi nii. Ma ei tea. Et ma arvan, et ma võtan selle aja. Sa võid öelda mingi näiteks kas 3-kohaline, 4-kohaline, 5-kohaline summa, mis sa nagu otsid, kuhu ära paigutada? Tegelikult ma tahaks 4-kohalist praegu ära panna. Okay. Et tegelikult, mis ma nagu strateegia mõttes tahaks teha, oleks see, et ma hakkaks nüüd uuesti iga kuu mingit summat panema. Et mul oli see trend väga hea vahepeal. Nüüd see kadus ära jälle. Kas sa indeksfondidesse paned või? Jah, veits. Aga ma ütlen, ma peaks kõvasti rohkem panema. Et nii ongi. Ja mul on sama mure. See on see klassikaline, et ma arvan, et ma teen turgudel ära vaata, et ma ei pane mingi indeksitesse, vaid ma valin spetsiifilisi aktsiaid ja siis just kui teen ära, aga mu emspaps on alati lihtsalt mingi, kuule Karl, olen maru rahulik nagu. Vaata indeksitesse ka palun. Aga noh, jah. Mis sinu tulevikuplaanid on? Ütle, kus sa näed ennast 1 aasta pärast, kus sa näed ennast 5 aasta pärast ja kus sa näed ennast 10 aasta pärast? Aasta pärast ma näen ennast veel Eestis. Kindlasti, kui läheb hästi, siis ma arvan, et ka olen võib-olla enda esimese korteri kätte saanud. Lisa juurde ka see, kui suur on sinu investeerimisportel selleks hetkeks? Aga sa võib-olla ei pea seda tegema, aga ma lisan juurde. Nõelda ühesõnaga suurus, mis sa arvad, et see võiks olla selleks hetkeks? Issand. Kui sa oskad niimoodi öelda? Kusjuures isegi, ma tegelikult ka ei tea. Et see kindlasti on 5-kohaline arv, aga ma ei tea täpselt nagu seda suurusjärku sealt. Tamai. Ma vist juba küsisin ka selle finantseesmärkide kohta, et ala 10 aasta pärast 1 miljon kontol või? Jaa, kindlalt. Ma arvan, et ütlen ausalt, mulle meeldib unistada suurelt ja ma tunnen, et kui ma teen neid õigeid otsuseid, siis finantsvabadus võib isegi varem tulla. Et ma arvan, et see on sükse, ütlen ausalt, mingi 5 aasta plaan nagu. Tavai, väga mõistlik ja 10 aasta pärast, mis siis teed? No siis ma olen juba viimsis 6 Tesla ja Bentley ja GLS-iga. Ma ei ole kindlalt selline vend tegelikult. Et tegelikult ma arvan, et 10 aasta pärast mul võiks olla ikka totaalne finantsvabadus juba. Kui ma oleks 32-selt finantsvaba, võt see oleks nagu väga lahe. See oleks väga häs. No see oleks ikka väga kõva, jah. No nii, inspireeruge Karl Killingust, unistage suurelt, taaskord mõtted ära. Me oleme jõudnud tunneli lõppu. Oleme tõesti. Jah, valgus paistab, saab lõpuks jõusaalist ära. Rohkem ei pea piinlema ja trenni tegema. Ühesõnaga, meil oli külas täna Killing. Millest me rääkisime? Me rääkisime investeerimisest, rahatarkusest. Me rääkisime muusikamaailmast. Ja natukene tegime trenni ka. Kui ma sulle silma ajal vaatama, ma astun kogemata vist kõrvale sellest. Me mõtlesime, et me lõpuks venitame. Aga siis me mõtlesime, et me ei oska venitada, sest me ei venita. Ja siis me mõtlesime, et me tuleme jalutame natukene ja lõpetame selle ära. Kõik personaaltreenerid, sorry, kui te vaatate seda. Vabandame. Ühesõnaga, Killing, on sul mingid mõtted veel, mida lõpus vaatajatele ja kuulajatele öelda? Kuulake uut lugu või? Kusjuures tahaks seda isegi öelda, et investeerida võib hakata 5 euroga ka. Et reaalselt. Sveedis saab isegi vist euroga. Või ma ei tea, vähem veel. Lihtsalt alustage. Et isegi kui te arvate, et see summa ei ole piisavalt suur, millega alustada investeerimist, siis see on see algus ja see mõte. Et sa hakkad kuhugi panema enda raha kasvama. Minust see on kõige tähtsam. Tõsi. Üks investeerimissoovitus ka, mõtlen, et koht kuhu panna. Tegelikult me ei tohi soovitada. Tegelikult ära vasta selle peale. Ma ei vasta, ma näeks midagi väga lolli ütled praegu. Ühesõnaga, te kuulasite investeerimissaadet Sammiga. Meil oli külas täna Karl Killing. Asukoht oli MyFitness ja me jalutame nüüd natukene edasi. Ja nii olge tublid. Tehke trenni, investeerige ja olge tublid. Stay smart.